korraliku lumetormi ja jäiste oludega olid eelmisel nädalal hädas mitu Euroopa riiki, alates Saksamaast ja lõpetades Prantsusmaaga. Viimaste aastate pehme talv, kui mitte külmetav sügis, tekitas tunde, et 4 aasta aega enam sisuliselt polegi. Seekord talv siiski tuli ja korraliku jõuga. I love the snow, but not now. Nii nagu prantslased ja hollandlased pidid reedel lende tühistama, tuli seda täna teha ka Viini rahvusvahelises lennujaamas. Naaberriigis, rahvarohkeimas Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal, Saksamaal jäeti ära esmaspäeval kõik tunnid enam kui 5400 koolis, kuid laste õnn oli üürike. Saksa koolid ei soovinud musta jää tõttu võtta vastutust, et lapsed võivad kooli tulles libisedes viga saada. Libedus ei häirinud kuidagi Poola loomaaia hülgeid, kes nautisid kiiremat liikumisviisi. Ja mine tea, kas see oli hirm lumega tulnud libeduse või hoopiski 2 sarve ees, kuid on ju tore näha, kuidas 2-tonnine ninasarvik taandub väikese mägihirve ees. Ungarlasi tabas peaaegu samasugune üllatus, sest 78-kilomeetrine Balatoni järv sai üle mitme aasta kaane peale. Hiányzott a tél, jól is érezzük maga, hát télnek olyannak kell lenni, a milyen. Hellitavalt Ungari mereks kutsutu on külmaga saanud 2-9 sentimeetrise jääkihi, mis siiski veel nii tugev pole, et suudaks uisutajaid kanda. Viimati oli jääkuninganna Balatonil külas käinud 9 aastat tagasi. Azt gondoltam, hogy ez a globális felmelegedésnek a következménye, és hát, hogy nem is lesz már nálunk ilyen kemény tél. Én azt gondoltam az évek folyamán, hogy nem lesz. És hát mégiscsak ez a 26-os év meghozta.